Lisaks hädainimestele on tegelikult lõpuks ikkagi ju vaja raha. Ja selleks on meil olemas siin Tiiu innovatsiooni ja ettevõtluse sihtasutusest rääkimaks sellest, mida pakub digitaalse Euroopa programm, aga loomulikult on ka teisi ju programme juures. Palun. Eelkõige paluti ettekanne teha Digital Europe programmist, aga kuna tegelikult pealkiri on innovatsioonirahastuses, siis olgugi, et mul slaididel ei ole, siis enne kui ma võib-olla Digital Europe programmi juurde lähen, siis ma räägin teile võib-olla mingitest muudest võimalustest ka. Et mina olen tegelikult ikkagi seda meelt, et alati tuleb noppida madalamaal rippuvad viljad, kui minna kaugele Euroopasse mingisuguse võib-olla keerukamatesse programmidesse midagi püüdma. Ja üks asi, mis võib-olla mis on tõesti helde siin Eestis on Riigikantselei Innofond ehk siis, et selles mõttes 100% toetust. Loomulikult ta ei sobitu kõigile, aga ta on ikkagi bottom-up põhimõttega ehk siis kui sinul endal on mingisugune äge idee või probleem või ma ei tea, kas probleemi kohta võib äge öelda, aga selline keerukas probleem, millele kohe nagu sükest lahendust ei oska pakkuda, siis tasub minna Riigikantselei juurde vähemalt nõustamisse ja uurida, et kas see võiks näiteks sellesse programmi sattuda. Sest sellised asjad tavaliselt on top-down. Siin on ette öeldud teil need strateegilised asjad, strateegilised suunad ja siin te peate lihtsalt sellest lukuaugust läbi mahtuma. Et jah, et Riigikantselei Innofond on üks nendest asjadest. Siinkohal jälle mainin veel ära, et olgugi, et isegi kui te ei lähe sinna Innofondi, kui on avaliku sektori organisatsioon, siis hankid on igal juhul vaja. Ja kui me räägime võib-olla sükse keerukama või süke avatuma probleemiga hankimisest, siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus pakub ka nõustamist selliste hangete läbiviimisel. Ja isegi ka on võimekus olemas, et me teeme teie eest need hanked ära. Ehk siis, kui on mingi keerukam teema, ehk otsite lahendust probleemile, mitte ei osta tooli lauda, siis tegelikult saab ettevõtluse innovatsiooni sihtasutusega aidata hanke läbiviimisel. Et oleme seda ka piloodina läbi viinud. Et selline müügiminutid teile siia algusesse, enne kui Digital Europe programmiga edasi lähen. Aga võib-olla üks asi, mis veel slaididelt puudu on I3 instrument, mis on ka regioonide vaheliste innovatsiooniprojektide rahastamiseks, et sinna tasub ka vaadata. Täna jälle ei räägi, keskendun Digital Europe programmile. Veidi üldse sellest, millega me tegeleme, et kuna me oleme ikkagi ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus, siis väga palju kohalike omavalitsustega meil sidet ei ole, et kõige rohkem me ikkagi peame töötama ettevõtete suunal. Ja meil on küll erinevad meetmed, erinevad programmid, aga Digital Europe program on üks neist. Et meid ei ole palju, meid on tegelikult 3,5 inimest, kes kõik seda peab ära katma, Kosmos ja CERN tegelikult veel juurde. Aga tihe koostöö kõikide nende asjade osas küll ka toimib näiteks Kosmose ja CERNi osas Tallinna ja Tartuga küll. Et ei saa öelda, et täiesti side puudub. Nii, Enterprise Europe Network on võib-olla selline koht, mida ma lihtsalt tahtsin ära mainida, et seda kasutatakse erinevate partnerite leidmiseks. Et tasub sinna sisse ka vaadata. Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda on selle konsortsiumi juht ja nemad aitavad partnerite leidmisel, kui on vaja rahvusvahelistesse partnerlustesse siseneda. Aga olgu, liigume edasi selle Digital Europe programmile. Et jah, nagu ma ütlesin, see on top-down, ehk siis strateegilised suunad on ette nähtud. Ja see ei ole nüüd innovatsiooniprogramm, see on nüüd selline programm, mis fokuseerib just digitaalsete lahenduste kasutuselevõtule ja siis arendusele. Et teadusarenduse poolt selles programmis ei ole märkimisväärne maht, aga see jaotub ka väga erinevate tegevuste vahel ära ja need on konsortsiumi projektid. Et alati peab see partner ja koostöö komponent siin sees olema. Nii, natukene võib-olla on see pilt ikkagi eksitav sellepärast,
kõik need strateegilised suunad ei ole ikkagi tavainimestele kättesaadavad, et mingisugused strateegilised suunad on juba kindlatele organisatsioonidele või partnerlustele ära suunatud, et neid lihtsalt rahastatakse ja need konsortsiumid kogu aeg iga kord neid taotlevad ka. Aga cyber security on võib-olla ka siin, kus ma nagu jätaksin selle kõrvale, siis siin on ka kindlad organisatsioonid, kes sinna cyber security osas taotlevad, aga AI, advanced skill ja võib-olla see, need tehnoloogiate turule toomine on või kasutuselevõtt on võib-olla antud kontekstis võib-olla relevantsemad. Siis kasusaajad võivad olla erinevad organisatsioonid, aga sealhulgas ka avaliku sektori organisatsioonid. Nii et ma vaatasin küll seda dashboardi, et kui paljud avaliku sektori organisatsioonid on Digital Europe programmist nagu kasu ka saanud Eestist. Kohalike omavalitsusi, kui ma ei eksi, siis vist ei olnudki. Et TalTech oli küll. Aga selles mõttes see ei tähenda seda, et see ei võiks tulevikus nii olla. Lihtsalt toon näitena võib-olla siin selle esimese sekkumise või siin oli... Ei, ma tegelikult lähen hoopis edasi, et aja huvides liigun edasi. Selle kevadel, need on värskelt lahti tehtud voorud ja need on Funding and Tenders portaalis üleval. Sinna tasub minna ja uudistada, et mis variandid on. Et need on nüüd sellised voorud, mis on aprillis lahti, sügisel lähevad kinni, et tulevad taotlused esitada ka jälle. Osad asjad nagu need alumised e-tihid, need on... Nendesse väga ei pääse. Ja kõige rohkem, minge piiluga seda, Generative AI for the Public Administrations. Et seal on avaliku sektori organisatsioonid või ka kohalikud omavalitsused oodatud konsortsiumitesse, nii et sinna võib piiluda. Funding and Tenders portaalis on tegelikult ka see, et kui te lähete sinna selle vooru alla, siis seal on ka siuke nupp, kus näita huvi partnerluse ülesehitamiseks näiteks. Et kui te seal juba vajutate, siis tuleb mingisugune list lahti, kus on juba mõned organisatsioonid huvi üles näidanud, et vaadake, kas te klikite kellega ei kliki. Loomulikult, kui teil on oma kontaktvõrgustik olemas, siis te saate selle konsortsiumi ise üles ehitada. Nii. Ka siin ma tegelikult ütlen ausalt, see on ülikoolidele. Need nii-öelda skills, et siin on rohkem tegelikult ikkagi partneriteks oodatakse akadeemilisi organisatsioone ja need on ka tegelikult juba ette nähtud, et siin on toimivad konsortsiumid olemas, millele siis lihtsalt juurde rahastust antakse. Et jah, et selles voorust on valik teile kõhnake. Et aga järgmine voor tuleb siis 4. kvartal välja ja siis tasub jälle Funding and Tenders portaali minna ja vaadata, et missuguseid võimalusi seal on. Antakse ajaraami, et need, kes on Euroopa Liidu projektidega tegelenud, teavad küll. Päris karm. Et kui nüüd alles avanes, siis järgmine aasta umbes samal ajal te saate teada, kas läheb asjaks või ei lähe. Et päris palju mahtu ja võtab, aga siin räägiti ennem ka, et kui minna kuhugi siis vajaduse põhiselt ja see on täpselt see sama asi, et niisama ei tasu minna sinna raha püüdma, vaid kui tõesti klapib teie eesmärkidega ja sihiga, siis tasub taotlema minna. Ja see nagu on relevantne kõikide üldse puha missuguste, kas ettevõtlustoetuste puhul või muude toetuste puhul ka. Nii. Võib-olla natukene rahastust ka, et mis moel see rahastus selles programmis on, et ta 100% väga paljudes asjades ei ole, et 100% on ta siis, kui on koordineerivad tegevused, aga üldjuhul on ta 50% nendest kuludest, abikõlblikest kuludest, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on natukene helgem see. Ja on ka niisugune kaskaad finantseerimise moodi rahastus ka võimalikkus, siis konsortsium saab rahastuse ja siis jagab siis seda rahastust juba ise edasi vastavatele nendele
huvipooltele. Nii, lihtsalt, et natukene anda teile. See on siin samamoodi, et okei, et nüüd kui te, et ühesõnaga olge kannatlikud, et kui aasta pärast on see leping teil olemas, siis te saate alles tööle hakata, et kui on ikka väga kiire asi, mis on vaja ära lahendada, siis võib-olla sellised Euroopa Liidu meetmed ei olegi kõige mõistlikumad, et siis ma ikkagi soovitan teil ikkagi Innofondi poole vaadata. Ja siis Funding and Tenders portaal, et minge sinna ja kaevake, et Digital Europe program on üks nendest Euroopa Liidu võimalikest programmidest, kus rahastust otsida, aga on ka teisi. Nii et siin saab lõpmatult sisse kaevuda. Ja kõik need dokumendid ja tingimused on siin olemas, et keda rahastatakse, kes on kasusaajad, missuguseid tegevusi, mida oodatakse nendest projektide tulemustest, et kõik need asjad on siin olemas. Vot, aga mul rohkem ei olegi teil öelda, et jah, selline oli. Aitäh. Aplaus. Miks digitaalse Euroopa programm just on linnadele ja valdadele olnud vähemalt meie vaatest oluline on see, et selle programmi raames on rahastatud just need andmeruumi ja digikaksiku projektid. Küll aga tihtipeale ongi just nendel ka samuti see 50% rahastusnõue ja seetõttu selles mõttes ongi nad sobivamad võib-olla ikkagi linnadele valdadele, kellel on juba olemasolevad nii-öelda investeeringud toimumas sellesse valdkonda, saavad jätkata selle tegevusega, aga tegelikult tuua siis seda teist 50% nii-öelda Euroopast kohale. Kui nii sul on seda vaja teha ja see annab selle võimenduse või annab selle lihtsalt kiiremini nagu ellu viia selle projekti, siis on see ideaalne. Aga jälle, üles-alla, see peab sulle sobima, et see päris nii ei ole, et mul tuleb mõte ja siis vaatan siit raha. Just. Aga kellel on huvi, siis see sama Networked Local Digital Twins kaskaadrahastusega programmis vist kas sügisel või järgmise aasta alguses avaneb, et see on selle programmi raames, et kes juba vaatab sinna suunal, siis on mõistlik neid linke teha. Küsimusi Tiiule, kas siis digitaalse Euroopa programmi kohta või siis ikkagi Innofondi ja mõne teise meetme kohta, mis on meile võib-olla natuke lähemal? Ega selge. Ignacio. Maybe you covered the question already, but I won 2 projects in Digital Europe, and I find that the most difficult part for public administration is to co-fund the 50%. Yes. And I know in some countries, the ministries are already supporting some of the initiatives. For example, they say Gen AI topic is a priority for Estonia, and we will make sure that there is co-investment for this topic. Is there something like this in Estonia at the moment? Are there some priorities for co-funding and helping cities and municipalities to make the proposal? Mm-hmm. You have to get along with the ministries, my colleague. Because this is a question that usually you have to turn directly to the ministry. Enterprise Estonia does not fund that kind of initiative, but I know that my colleagues from the ministries, they have been working on that kind of issue, but it's not something, it's each case separately. Okay. So it's not something, there's no program for it. So the recommendation is when if someone wants to apply, they need to get in contact with the ministry. It's not, I know that Gül has quite a large experience on that, but it's not that simple, of course. But maybe one comment as well, that approximately a year or two ago, Minister of Economic Affairs and Communications was more motivated and interested in Digital Europe program. And we got some signals there as well that they are interested in some kind of program or support system that you can apply, although it was like personal context and it shouldn't be like that, but it was like that. But now it seems that priority is going to our fields mainly related to defense, because that is what our intuition is, because we tested with one specific call, Ericsson, I think from Italy, invited us into that wasn't any high priority for us, but it was interesting and very strong consortium and so on.
but yeah, we didn't get any response from ministry, so that was probably a signal. But yeah, like a year or two ago, there was like we've also those TICs, and we have one AI in the Baltics, like this whatever it's called, but it's one of those TICs, and they had also like discussed if it's 50% co-funding, and the ministry was kind of interesting and supportive at some point, but currently the budgetary crisis and defense funding is increasing like 1.3% of GDP per year. So it's a huge change, and yeah, so it's a challenge. Yes, it is correct. Yeah. We are also asked to look what our participants and give some of the structural funds to the Minister of Defense. Yeah, because it's as it was like e-government and digital affairs 10 years ago in Estonia. A lot of funding went into that. Currently it's defense and resilience related topics. It's 1 billion, but it's increasing next year, for example, approximately. But it doesn't matter. It doesn't mean that you cannot combine these two defense and smart cities. So you need to find either investment from the municipality because it's a topic that they want to cover, or whether it is co-funding with another instrument. No? So there are possibilities. Thank you. Kyllä. I would just ask, if I don't know, Patrick, if you know, but especially again for these small local authorities, it's really time consuming to keep an eye. To keep an eye on all those different calls from you, from ministries, from EU, and wherever, when they are coming and when there is something suitable. I don't know. Do you gather for some summer? Of course, it's continuously changing. Is there some central place where the smaller local authorities can look, or they still need to go to many different places to see if something suitable is there, some scheme? I know Ministry of Climate once, I guess a half year ago, did also a seminar about those different financing tools, but yeah. Should I answer in English or Estonian? Okei. Ja me oleme vahepeal, tähendab siis kord või 2 aastas me teeme nagu sellist laiemat rahastamise võimaluste tutvustavat infopäeva COVIDile, aga seal on nagu see teema, et siis neid rahastusvõimalusi on ju kõikidele valdkondadele, et me ei ole eraldi teinud nagu nii-öelda digivaldkonna rahastusvõimaluste, sest neid kipub olema natukene vähem ja tegelikult on nii, et ju digivaldkond jälle tihti ei ole iseseisev, vaid ta on ikkagi mingisuguse muu valdkonnaga seotud. Aga jah, peab ütlema, et kui ma mõtlen praegu nendele rahastusvõimaluste infopäevadele, siis pigem neid teeb tavaliselt RTK, kuna RTK on siis nagu see põhiline riigi tugiteenuste keskus on ta õige nimi eest, eks. Et kuna nemad on need, kes on siis rakendusüksus väga paljudel toetusfondidel Eestis, eks, mis puudutavad vähemalt kohalikke omavalitsusi. Et tegelikult meil ei ole sellist keskset andmebaasi, on nagu vastus sinu küsimusele. Ja, et me püüame küll ja me vahendame loomulikult infot, et kui ka teie saadate, eks ju, et nüüd avaneb see voor, et siis me saadame nagu sihitamalt nendele võrgustikele. Aga jah, et sellist keskset andmebaasi ei ole. No meie poolt on nii, et meil on kõik laiali. Et selles mõttes erinevates kohtades sa pead olema geenius, et need üles leida. Aga me tegeleme sellega, et loome ühe pesa, aga ta on ikkagi ettevõtlus. Selles mõttes me ikkagi mõtleme esimesena ettevõtetele, et aga jah, selle ainult ongi Digital Europe program ongi võib-olla ainukene, kus siin võib-olla natuke laiemalt, aga ülejäänud on kõik need ESC Acceleratorid ja Eurekad, kõik on nagu ettevõtluse suunaga, et ma ei tea, kui see pesa tekib, siis annan teada. Et võib-olla tasub aeg-ajalt silma peal hoida.